miks eesmärgid, mida me seame, ei lähe ometigi täide. See on küsimus, mis meid pidevalt siin elus ikka ja jälle kummitab. Ehk siis alles oli 1. jaanuar, seadsite endale plaanid ja nüüd juba kindlasti väga paljudel motivatsioon nende eesmärkide saavutamiseks hakkab langema. Mida siis teha? Väga lihtne. Lihtsalt jätkata. Aga see pole üldse lihtne. Ja sellepärast palju targem on teha kuidas. Esiteks, võtta üks ja peamine prioriteet. Olgu see siis, ma ei tea, otsustasite hakata keelt õppima või otsustasite, ma ei tea, kõndimas käima või suusatama hakata või lihtsalt lastega rohkem aega veetma hakata, et olla parem lapsevanem. Võtke üks eesmärk ja mõelge hoopis sedapidi, et kuidas oleks ja milleni ma välja jõuaksin, kui ma teeksin seda kuu aega. Ainult kuu. Missuguse võimaluse ma siis endale tekitaksin seda saavutada? Sest mõelge, muidu tundub nagu suhteliselt lootusetusena. Ehk siis hakkate õppima, elu tuleb vahele, jah, on vaja seda teha, teist teha, kolmandat teha ja nüüd jätate pooleli. Aga kui te mõtlete, et see on kuu aega ja see on ainult kuu aega, ma panen ennast proovile, siis esiteks te õnnestute palju kindlamini. Teiseks, te tekitate selle ajaga juba harjumuse. Kolmandaks, teil on olemas väljakutse, mida meie aju vajab kindlasti igapäevasest rutiinist. Ja neljandaks, te hakkate aru saama, et kui te midagi otsustate, siis te seda ka saavutate varem või hiljem. Nii et üks asi korraga, mis on selle kuu kõige suurem väljakutse, mis on minu jaoks oluline lahendada ja hakake liikuma. Te näete ka muuseas seda siis, kuidas te leiate aega selleks, sest aeg on meie kõige väärtuslikum. Aga ilma korduvalt ja korduvalt millegile panustamata me ei jõua kusagile. Ehk siis üks asi korraga, kuu aega, väljakutse ja tuvastage ka seda, mis siis hakkab samm-sammu haaval toimuma. Ka see on muuseas ülioluline.